Nii, tere hommikut siis kõigile ja oleme täna väikese hulgaga kogunenud Värska kuurortravikeskusesse, et lõpetada Värska kuurortravikeskuse ja Tartu Ülikooli ühist teadustööd, mille tulemusi me lõpus natukene ette kanname. Ja käesolev projekt on saanud võimalikuks siis Euroopa Liidu regionaalarengufondi toel ning Eesti tuleviku heaks kaasabil. Nüüd ma mõne sõna annaks Värska-poolsele korraldajale Kersti Virrole ja seejärel jätkame juba seminari ja seminariga seotuga. Suur tänu teile! Tere hommikust kõigile! Tõesti meeldiv koostöö on olnud taaskord Tartu Ülikooliga. Oleme läbi viinud uue uuringu. Ja tänane päev siis näebki välja selline, et me räägime meie eelnevalt tehtud uuringutest pisut. Tutvustame Tartu Ülikooliga eelnevalt läbi viidud ka mineraalvee uuringut, mille tulemust toodet tsilk me siis täna näeme. Ja meil on mitmed toredad esinejad veel tulemas täna, aga kuurortravikeskusest siis nii palju, et sellel aastal tähistasime 40. juubelit. Järgmisel aastal on Värska kui kuurortpiirkonna 50. juubeli tähistamine. Ja seepärast ma mõtlesin, et kuna juhataja Vello Saar täna ei saanud kahjuks osaleda seminaril, et siis alustaksime seda tänast päeva ühe 10-minutilise videoga, mis tutvustab siis Värska kuurorti saamislugu. Et nüüd me vaataksimegi siis üheskoos ära selle videoloo ja siis jätkame esinejatega, et siis annan jälle sõna Alarile. Aga ilusat päeva ja aitäh, et olete tulnud siia seminarile kuulama ja vaatama. Et Värska asub Peipsejärve rannal, siis siin veepuudust ei ole. Vesi on teatavasti inimesele hädavajalik keskkond. Siin oleme me kunagi arenenud, veest me koosneme suures osas. Vesi on isegi väga kena just niisuguseks vaba aja veetmise keskkonnaks. Aga Värska vesi on kindlasti ja vastu vaidlematult Eesti kõige kuulsam vesi. Ja see vesi ei ole mitte sõudmiseks. Otsus Värska sanatooriumi rajamiseks pandi paika tolleaegse valitsuse määrusega number 212 aastast 1971, milles Värska ümbrus tunnistati kohaliku tähtsusega kuurortiks. Tolleks ajaks oli lõpetatud uuringud ning saanud selgeks, et Värskas olid kõik looduslikud eeldused olemas, et siin võiks kujuneda suurepärane kuurort. Mitmes variandis erinevate omadustega mineraalvesi, ravimuda, männimetsad, tuultest kaitstud soojaveeline järvelaht, atmosfääri ja vee reostumise puudumine, vaikus ja rahu. Milline rikkus? 1972. aastal otsustati moodustada rajoonide majandite vaheline põllumajandustöötajate sanatoorium Värska. Sanatooriumi asutajateks olid valdavalt Eesti põllumajandusettevõtted. Sanatooriumi kompleksi projekteerisid arhitektid Vilen Kürnapuu ja Ülevi Eiljand ning insener Henn Karits. Kompleksi arhitektuurseks ideeks on luua kompaktne linnakene, mis ühe kuu vältel rahuldaks täielikult oma patsientide elulised vajadused. Sanatooriumi ehituse algusena on läinud ajalukku 6. oktoober 1976. aastal. Asutamisest alates on Värska sanatooriumi põhitegevuseks olnud kuurort raviteenuste osutamine. 3. mail 1980. aastal võeti ümber ehitatud Värska jaoskonna haigla ruumides vastu esimesed ravialused.
alates 14. jaanuarist 1985 tegutseb sanatoorium praeguses asukohas. 1989. aastal valmis ravikorpus ja samal aastal alustati ka ettevalmistusi järgmise hotellikorpuse ehitamiseks. See ehitus jäi vahendite lõppemise tõttu pooleli. 1992. aasta märtsis reorganiseeriti tolleaegne Värska kolhooside vaheline sanatoorium aktsiaseltsiks AS Värska sanatoorium, mis on Eesti erakapitalile kuuluv aktsiaselts. Värska sanatooriumist on viimaste aastatega kujunenud kontsern, kus sanatoorium on emaettevõte ja meie tütarettevõtteks on AS Värska veekeskus, OÜ Värska vara ja OÜ Saatse pansionaat. Aastatel 1996 kuni 1997 ehitasime valmis 1992. aastal pooleli jäänud hotellikorpuse, lisandus 39 voodikohta. 2000. aastal remontisime kapitaalselt 1985. aastal käiku antud kolmekordse hotellikorpuse osa. Aastatel 2004 kuni 2005 ehitasime lõpuni hotellikorpuse. Aastatel 2006 kuni 2007 rajasime moodsa Värska veekeskuse. Aastatel 2008 kuni 2009 ehitasime tegevuse lõpetanud Saatse põhikoolist 45-kohalise üldhooldekodu. Aastatel 2015 kuni 2016 rekonstrueerisime ravikorpuse balneoteraapia ja rehabilitatsioonikeskuseks. Laiendasime hotelli, kus lisandus veel 20 majutuskohta. Täna on Värska sanatooriumi põhitegevusalaks haiglavälise eriarstiabi, ambulatoorne taastusravi, füsiaatria teenuste osutamine, puuetega inimestele rehabilitatsiooniteenuse osutamine. Kuna me osutame kompleksteenust, siis loomulikult pakume ka majutust ja toitlustusteenust. Täna koosneb sanatooriumi kompleks 200 majutuskohaga hotellist, toitlustusplokist, balneoteraapia ja rehabilitatsioonikeskusest ja veekeskusest, kus omakorda on veel ka 49 majutuskohta. Kõike eelnevat kokkuvõttes võime me ennast pidada pidevalt arenevaks ettevõtteks. Viimase suurema investeeringu tegime aastatel 2015 kuni 2016, kus laiendasime olemasolevat ravikorpust 1162 ruutmeetri võrra ja rekonstrueerisime täies ulatuses balneoteraapia ja rehabilitatsioonikeskuseks. Värskas on tegeletud kuurortravi või siis üldisemalt kurortoloogia valdkonnaga 1980. aastast alates. Selgituseks, et kurortoloogia on meditsiiniharu, mis käsitleb looduslikke ravifaktoreid, nende toimet organismisse ja vastavaid ravimeetodeid kas haiguse ennetamiseks või raviks. Kuurortravi spetsiifiliseks iseärasuseks on kohaliku loodusravi raviressursi, näiteks mere, klimaatiline keskkond, muda, turvas, mineraalvesi ja muu seesugune, või füüsikalise raviteguri korduv kindlate intervallidega kasutamine kuuridena. Meie eesmärgiks on teadustöö ja uuringute tulemusena arendada uusi tooteid, ravimetoodikaid ning kasutada tõenduspõhiseid argumente uute toodete turustamiseks. Kuna Värska on Eestis ainuke kuurort, kus on olemas kõik klassikalises kuurortravis kasutatavad ressursid, ravimuda, eriliigilised mineraalveed, kliima, siis on loogiline, et senisele tegevusele lisaks on nii ettevõtte
kui ka piirkonna arendamiseks möödapääsmatu koostöö ülikoolide ja muude teadusasutustega. Näiteks Haapsalu tervise edendamise ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskus, mille üheks asutajaks on ka Värska sanatoorium. Hakata tegema ka ravi mõju ja toimeuuringuid nii tervetele kui haigetele inimestele. Erinevalt Haapsalust tegutsevast kompetentsikeskusest on Värskas plaan keskenduda eelkõige vesikeskkonna mõju, kaalutuse toime, mineraalvee toime, temperatuuri toime ja nii edasi uuringutele. Ravimuda ja mudaravi valdkonnas jääb juhtiv roll kindlasti Haapsalu tervise edenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse kanda. Üheks perspektiivikaks uuringuteemaks on tegeleda kosmosemeditsiini teadmistega, kaalutusest ja nende rakendamise võimalusega maapealse kuurortravi innovatiivseks arendamiseks. Seejuures on üks oluline aspekt just teaduspõhiselt arendada balneoloogia valdkonda, sest olek vedelikus on parim maapealne kaalutuse mudel, mille toime kohta on teadlased kaitsnud juba üle 30 väitekirja ning Moskva mitme raviasutuse taastusravi osakondades on vastavaid meetodeid edukalt kasutuses. Eespool kirjeldatud kosmosemeditsiini valdkonnas on 2014. aasta suvel Värskas teinud juba koostööd Tartu Ülikooli ja Moskva biomeditsiini probleemide instituudi teadlased ja nende poolt läbi viidud katsetused on täitnud oma eesmärgi ja välja töötatud metoodikat hakatakse kasutama nii NASA astronautide kui Vene kosmonautide terviseuuringutes vahetult nende maandumise järel, niinimetatud field test tingimustes. Meil on kavandatud ka kohaliku mineraalvete mõju uurimine krooniliste nahahaiguste ja haiguslikest kahjustustest taastumisel ning selle põhjal teaduspõhise metoodika väljatöötamine. Oleme koos Tartu Ülikooliga alustanud looduslike mineraalvetest ülemiste hingamisteede raviks mõeldud spreide väljatöötamist ja kasutusele võtmist. Vabrik valmistati, tulle 1000 totterita 500 veskerita, tuli 1000 totterita 500 veskerita. Kõik meid tervesteta see, palju rahvas paranes. Kõik meid tervesteta see, palju rahvas paranes. Tervist siis taas väga meeleoluka tutvustava video järel ja sellest videost te nägite siis ka järgnevat esinejat, doktor Ragnar Viiri, kes annab omapoolse ülevaate sellest, kuidas tema omal ajal siin Värskas seda tööd alustas. Tere, lugupeetud kuulajad, vaatajad. Ars Losman, Tartu Ülikooli mikrobioloogia professor ja Eesti Teaduste Akadeemia esimene resident, on kirjutanud suurepärase ülevaate Eesti ravimudadest. Ja tema arusaamise järgi on füüsikalised, eelkõige soojustoime, see kõige olulisem mudavänni mõju. Tollel ajal gravitatsiooni jõu mõjust veel ei räägitud. Odessa Kurortoloogia instituudis kuulsin need meeldejäävad sõnad, et kui sul muda peaks voolama torudes, ära hakka inimesi mudasse pakkima. Tulin tagasi ja tuli siis hakata leiutama säästvaid vanne, sest mõte ju liikus sellele, et
et mudavannidesse kulub palju muda, kui nad on suured vannid, tavalised vannid. Samal ajal tõesti Jaan Ollik, arhitekt, sai Värska vana väikese jaoskonnahaigla ümberehitamise projekti eest Sirbi ja Vasara preemia, võisteldes ka arhitekt Looveri grupiga, kes sai preemia järgmise aastal, 81. aastal oma purjespordikeskuse eest Tallinnas. Aga Värskas jõudis ikkagi tähtsaim osa sellest Jaan Olliku projektist valmis. Tehti selle ehitamisel ka talgutöös palju asju ja rahva hulgas ja patsientide hulgas hakati seda kutsuma valgeks majaks, sest ta oli tõesti seest ja pealt valge. Katust meile lubatud roheliseks värvida, aga kõik tekstiilid olid sinised, nii et meil oli siis tollal 3-värviline valge maja. Tartu Jõesadam kinkis meile raami, mille abil siis hakkasime tooma muda. Mehaniseeritud ehituskolonnimehed Põlvast paigaldasid toru mineraalvee jaoks, mis jooksis puurkaevust väikse Mudaravila soojendussüsteemi ja sealt siis jällegi mudavannidesse. 3 mudavannist käis läbi palju ravialuseid. Oleks hea meelega näidanud ka mõningaid vahetusi inimestest, toredad, rõõmsad. See vannivorm leidis hiljem koha ka suures sanatooriumis. Hiljem kodukontoris ja Reuma haiglas Heinolas alustasin mõõtmistega tänu doktor Arved Vainu leiutatud müomeetri abil ja saime demonstreerida, et lihaspinged langevad ümmeldes vees. Oma tulemusi oli meil hea rõõm koos doktor Arved Vainuga esitada Jaapanis, Nagoyas, kus oli 6. water immersion sümpoosium. 3 aastat hiljem oli meil võimalus korraldada vastav sümpoosium ka Tartus, mille puhul me küll pealkirja täiendasime, kui Jaapanis oli selle pealkirjaks külbemisest kosmosesse, siis meie sümpoosiumi pealkiri oli külbemisest kosmosesse ja sealt tagasi maa peale. Sest see on ju see kõige olulisem asi meie jaoks, et see kosmosetarkus kalli raha eest hangitud toodaks meile siin maa peal kah kasu ja tervist. Koostöö avardus. Järgmises slaidil me oleme koos suurepärase kolleegi Alar Raksitsiga. Ja meie huvi hakkas siis siirduma ka nõndanimetatud kuiva immersiooni poole, dry immersion, mida hoolega kasutatakse Moskva kosmomeditsiini uurimise keskuses. Sellel slaidi te juba nägite, sest seal Värskas
nägite, kuidasmoodi, või vabandust, te nägite, kuidasmoodi Moskvas, aga vist ka Värskas. Inimene vajub ette koos kangaga. Edasine plaan on täiesti läbipaistev ja sellel slaidil oleksite näinud läbipaistvat seda sama vormiga vanni, millest eelnevalt on olnud jutt, sest plaan on välja töötada sobilikem variant, kus me saaksime vahetult otse ees oleva uuritava lihaspingeid mõõta. Sellega minu ettekanne siis lõpeb. Soovin kõigile head tervist meile ja rõõmsat jõuluootust. Nägemiseni. Suur tänu, doktor Viir. Rõõm oli sind jälle kuulda ja näha. Kas on küsimusi? Siin kohal viibijatelt küsimusi tundub, et ei ole. Võrgu vahendusel meil nüüd on üks pisikene ülevaade võib-olla, et kui kellelgi on. Aga tundub, et vist sealt kaudu ka ei ole küsimusi. Ja ma siis annaks edasi nüüd sõna meie esimesele väliskülalisele ja sellega me läheme maailma teise otsa, nimelt doktor Viiri poolt mainitud Nagoyasse, kus meil peaks siis olema kõlas professor emeritus Tadaki Mano. Dear Mr. Mano, do you read me? Ja siis ma annaks küsimuse, kas doktor Eva Makienko on meil saadaval praegu. Tervist, doktor Makienko. Väga tänan teid osalemast ja ma annaks sellisel juhul üle jutujärje praegu teile, kuni me tegeleme siis ühenduse saamisega teisele poole maakera. Ja me näeme üleval ka... Sobib. Tervist kõigile. Professor Vainu koos oma abikaasaga. Ma parandan, et ma ei ole doktor, aga ma olen Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži terviseedenduse ja rehabilitatsiooni ja kompetentsikeskuse direktor ja ma kohe jagan teiega ka ekraani. Et tervist, head veebiseminaril osalejad, hilisemad järelkuulajad. Ma tänan Värska sanatooriumi selle väga olulise teemaga veebiseminari korraldamise eest. Teema tõenduspõhine tootearendus ja kuurortravi, et see on meie kompetentsikeskuses ka väga oluline ja see on ka link, mis meid väga tihedalt seob Värska sanatooriumiga. Et ma pean tõesti ütlema, et Värska sanatoorium on olnud ja loodetavasti ja usun kindlasti saab olema ka edaspidi meie partneriks erinevate arenduste ja uuringute läbiviimisel. Mul on hea meel, et ma saan anda lühikese ülevaate meie kompetentsikeskuse tegevustest, meie olemusest ja ka lühikese ülevaate mudaravi ja ravimuda valdkonna arendustest just lähemal 3 aastal. Haapsalu terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskus on Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži allüksus. Me tegutseme aastast 2011, mil tuli välja Euroopa Liidu regionaalarengu fondi toetusmeede just kompetentsikeskuste väljaarendamiseks Eestis erinevates piirkondades ja kuna ka Haapsalus on siis tegeletud juba aastasadu ravimuda valdkonnaga ja teisest küljest ka siis taastusravi valdkonnaga, siis terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskus sai just siia ka rajatud. Välja on arendatud meil erinevad laborid.
siis mudaravilabor, terviselabor, meil on ka toodete disainimise võimekus ja lisaks on Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse ruumides välja arendatud ka taastusravi labor. Praeguse seisuga on kompetentsikeskusel 8 partnerit. Kaasatud on partnerite ringi nii avaliku kui erasektori esindajad. Meie partnerid on Tallinna Ülikool, Haapsalu linn, Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus, 2 spa-ettevõtet, aktsiaselts Heal, aktsiaselts Haapsalu Kuurort, aga ka Eesti Spa-liit ja otse loomulikult on meie partnerid ka Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli kliinikum. Meie tegevusi on rahastatud siis Euroopa Liidu regionaalarengu fondi poolt ja 3 partnerit katavad ka siis nii-öelda projekti rahastuse puhul vajamineva omafinantseeringu ja nendeks partneriteks on siis Tallinna Ülikool, Haapsalu linn ja Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus. Nagu ka juba jutust kõlas, on meil 2 olulist tegevusvaldkonda, milleks siis üks suund on mudaravi valdkond, mis tugineb siis 700-aastasele traditsioonile ravimuda kaevandada, ravimuda kasutada. Ja teine valdkond, siis liikumistegevusvõime valdkond, see tugineb siis Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsiooni keskuse kompetentsile. Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus tegutseb Haapsalus aastast 1958. Meie tegevused võib nii-öelda 3 jagada. Et me teeme valdkonnaüleseid, valdkonnapõhiseid arendusuuringuid ja arendustegevusi viime läbi, siis need tulemused on kõigile ettevõtetele avalikult kättesaadavad. Need on ka meie veebilehel üleval ja me korraldame ka siis erinevaid teabepäevi, infopäevi, kirjutame artikleid ja koondame seda infot, et see oleks siis avalikult kättesaadav kõigile huvilistele ja ettevõtetele. Teist tüüpi tegevused on meil siis koostööprojektid ettevõtjatega, et siin on siis erinevatesse arendustegevustesse kaasatud ka vähemalt 2-3 ettevõtet, kellega me koos siis mingisugusele probleemile lahendust otsime. Siit tekivad siis ka 2 tüüpi tulemused. Ühed on kättesaadavad kõigile huvilistele, valmivad ka erinevad teadusartiklid ja see teine pool on siis ka see kasu, mida nüüd ettevõtjad, kes selles konkreetses koostööprojektis osalevad, saavad endale. Nii et selline ühistegemine, mis on ka järjest rohkem hoogu kogumas ja selline nii-öelda tegutsemise vorm. Ja 3. plokk on siis sellised tellimustööd teadmuspakkumise vormis, et see on siis tegevus, kus ettevõte pöördub juba väga konkreetse teenuse või tootearenduse sooviga, ta tasub selle tegevuse eest ja siis see tulemus on nüüd ainult selle ettevõtte oma. Kuna Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis õpetatakse selliseid erialasid nagu tervisejuht, käsitöötehnoloogiate disaini eriala on meil ka tihedalt seotud meie kompetentsikeskuse tegevustega, et siis meil on olemas ka nii-öelda selline võimekus kaasates kolledži kompetentsi pakkuda ka toote disaini osas nii-öelda selliseid arendusi ja lahendusi ettevõtjatele.
Nüüd aastatel 2020-2023 on meie fookuses ravimuda mudaravi valdkonnas siis tegelikult kogu selle valdkonna küsimused A-st Ü-ni ehk et me vaatame nii seda kaevandamise protsessi, tootearenduse protsessi kui ka siis kui toote kasutamisest või teenuse kasutamisest jääb järele jäätmeid, et mis siis sellest saab. Ehk et kas on nendes lõikudes seadusandluses auke või kohti, mis vajavad parandamist, et siis on ka kompetentsikeskus see, kes siis nii-öelda neid linke ettevõtjate ja seadusandluse vahel loob. Ehk et näiteks praegusel juhul on meil koostöös Sotsiaalministeeriumiga väljatöötamisel rahvatervise seaduses nõndanimetatud ravimuda määrus, mis määratleb nõuded balneoloogilistes protseduurides kasutatava loodusliku muda ja turba käitlemisele ja märgistusele. Ehk et siis, et kõik ettevõtjad oleksid sellel turul toimetades võrdses olukorras ja et oleks tagatud terviseohutus ühelt poolt ja teiselt poolt ka, et siis sellised miinimum kvaliteedinõuded on nii-öelda kirja pandud, et see on siis praegu nii-öelda määrus on valmis ja see eelnõu ootab kinnitamist, et sinna on ka nüüd kaasatud nii ettevõtjaid, Terviseameti esindajad, et me oleme siin teinud tihedat koostööd. Järgmiseks siis kindlasti tuleb ka ravimuda proovide võtmise metoodika väljatöötamine, kui see määrus saab vastu võetud. Ja nagu ma ütlesin, et siis ringmajanduse põhimõte on väga oluline, et ühest küljest kindlasti kogu selle tootearenduse, tõenduspõhise tootearenduse protsessis on oluline, et seda nii-öelda jäädet tekiks võimalikult vähe, aga kui ta ka tekib, et millised on siis need nii-öelda uued kasutusvõimalused peale utiliseerimise veel sellele nii-öelda kasutatud ravimudale. Et ka seda teemat me oma tegevustes puudutame. Nüüd käesoleval hetkel oleme me alustanud sellise uuringuga, mille nimetuseks on termoneutraalse mudaturba seguga kaetud plaastri mõjur andmekanali ülekoormussündroomidele, kus siis peamisteks uuritavateks on arvutiga tööd tegevad töötajad, kes siis kasutavad arvutit rohkem kui 4 tundi päevas. Nad saavad siis kaasa endale ravimuda turbaseguga segud ja plaastri, mida nad siis 5-päevasel protseduuril kasutavad 4 tundi päevas ja toimuvad siis eelmõõtmised ja järelmõõtmised ENG-seadmega. Ja siin teeme me koostööd ka Laine spaaga, kus need uuringud läbi viiakse. Teine uuring, mis on kohe algamas, kui koroona näitab vaibumise märke, see on seotud siis kuivatatud ja peenestatud ravimuda 5-päevaste jalavanni protseduuridega ja seal on siis vabatahtlikud uuritavad nii-öelda sundasendis, seisuasendis tööd tegevad töötajad, kes siis rohkem kui 4 tundi päevas püsti peavad tööd tegema, püsti seisuasendis peavad tööd tegema. Et niisugused toimeuuringud on praegu siis töös ja peagi tulemas. Lisaks käivad paralleelselt loomulikult siis ka ravimuda ja selle komponentide väärindamisega seotud arendustegevused ja katsetused, ravimuda ekstraktiga töötame, ravimuda segule, looduslikule ravimudale, eeterlike taimsete õlide lisamise katsetused,
aga ka siis kuivatatud, jahvatatud ravimtaimede lisamine. Et need on need, mis on täna fookuses ja sealt edasi me liigume juba järgmiste sammudega uute arenduste suunas. Nüüd meie üks tegevus on kindlasti ka niisiis ravimuda mudaravi kui liikumistegevusvõime valdkonnas erinevate tõenduspõhiste tervisetoodete ja teenuste kontseptsioonide väljatöötamine, kogu see teadmussiirde küsimus, et kogu see meie uuringute tulemuste pagas, et see jõuaks ja saaks rakendatud ettevõtlusesse. Et see on üks väga oluline märksõna meie tegevuste juures. Meie tegevustesse on kaasatud ka teavitus- ja turuarendusspetsialist sellest aastast. Loodame, et siit ka saame hoogu juurde, et see teadmussiire ja teavitustegevus saab veel paremale järjele, kui ta on seni olnud. Ja toon välja ka ühe koostöö ettevõtjatega projekti, kus me oleme juba taotluse esitanud uue rahastuse saamiseks ja kus on meie headeks koostööpartneriteks ka sanatoorium Tervis ja Värska sanatoorium. See on siis uuenduslik ravimuda mudaravi ja aparaatse ravi kombineeritud teenuste arendamine Eesti ravispaades. Et me peame arvestama ka sellega, et kuidas meie kliendid käituvad, nende viibimine spaas on lühiajalisem ja et kuidas selle olukorraga kohaneda ja saada ka ikkagi parim tulemus oma tervise turgutamiseks, et nendeks lahendusteks me üheskoos uusi tooteid ja teenuseid välja arendada plaanime. Ja nüüd on mul küsimus, et kas oleks võimalik ravimuda toimest lühiklippi näidata, hea moderaator? Nii. Mudaravi leiab kasutust verevarustuse parandamisel, liigesehaiguste ravis ja lihaspingete leevendamisel. Mudaravi puhul on üheks oluliseks teguriks soojus. Ravimuda kasutatakse temperatuuridel kuni 42 kraadi. Soojuse toimel kudede verevarustus paraneb. Korduv soojendamine stimuleerib väikeseid veresooni. Piirkonna verevarustuse paranemine toetab rakkude normaalset elutegevust. Mudaravi mõjub organismile soodsalt ka mehaanilise toime kaudu. Mudaosakeste kontakt nahapinnaga mõjutab närvilõpmeid, mis võib vähendada valutunnet. Mudaravi puhul on olulised ravimudas leiduvad keemilised ühendid. Mudas leiduvad mineraalained ja bioaktiivsed ühendid soodustavad nahaaine vahetust. Ravimudas leiduvad bioaktiivsed ained jõuavad läbi nahaga vereringesse. Mudaravi toimel langeb veres mõnede põletikumediaatorite tase. Mudaravi mehaaniline mõju, soojustoime ja ravimudas leiduvad keemilised ühendid mõjuvad soodsalt liigestele. Sooja ravimuda mähised parandavad kõhrede ainevahetust. Leevenduvad lihaspinged ja valu. Nii, aga mina tänan teid kuulamast ja kellel on huvi, võtke meiega ühendust. Dialoog on alati oodatud.
ja soovin kõigile head tervist ja meeldivat veebiseminari jätku. Ja suur tänu veel kord, kui te nüüd hetk tagasi ei kuulnud. Ja tulenevalt nüüd meie tehnilistest lahendustest on meil kahjuks küsimusi võimalik esitada ainult nendel inimestel, kes on seminariga loengupooleliselt seotud. Nii et kui nüüd võrgus olijatel kellelgi on midagi küsida, siis olge lahked. Tundub, et ei ole. On our screen now we see Kent Johnson, whose presentation should be at 12:20 to 12:40. So I am still waiting for the contact to Nagoya. Okay, so good, Kent. Yes. Are you ready to skip forward and give your presentation now? Would that be possible? Absolutely. Okay, so we now contact to where the location exactly, because you are listed in Uppsala University, but you are located now in Nyköping. In Nyköping. So ja olen hetkel Nyköpingis ja otse ülekanne ettekandes. Te olete oma valuravi-kabinetis Nyköpingis. Kent Johnson. Ja Kent Johnson, läheme teie ettekande juurde. See if I can. Suur tänu, ütleb kõneleja. Let's see. Vaatame, kas saame slaidid ka tööle. That was wrong. You have definitely shared your screen. Can you see this? Yes, ekraani jagamine õnnestus, näeme hästi teie slaide. Been reviewing from this side, so please proceed. Nii et palun asuge oma ettekande juurde, tore, Thank you for the olete meiega invitation. liitunud. My name is Kent Johnson and I'm a physiotherapist from Sweden. Olen füsioterapeut, töötan Rootsis. And I work part-time in the clinic, so I'm in the osaajaga clinic right now. Kliinikus olen ka praegu hetkel teiega rääkides. Ja teine pool minu tööst sisaldab uurimistegevust. Olengi täna ette kandmas ühte projekti, millega olen seotud kavandatav uurimus. Nagu te näete, meie slaidi peal tegemist alles uuringuga, mis on kavandamisfaasis. COVID-19 pandeemia on paraku uurimistegevuse enda natuke edasi lükanud. Mul ei ole veel tulemusi seega, aga loodan, et minu ettekandest sellegipoolest rõõmu tunnete. Räägin kõigepealt taustast, milline on meie projekti taust. See on seotud väga tihedalt ka kliinilise tööga, mida meie oma patsientidega teeme. I work in a specialized healthcare unit for pain rehabilitation, and we take care of the whole pain spectrum. That is septic pain, neuropathic pain, then neuroplastic pain. But we don't treat cancer pain, but sometimes we see them after treatment if they had side effects of their cancer treatment. Kõrvalmõjude But valusid the typical me siiski patient ka leevendame ja in sellega our tegeleme. clinic has generalized pain, like fibromyalgia. Patsient on hädas üldise valusündroomiga, näiteks fibromyalgiga. Meie oma kliinikus läheneme patsientidele mitmetahtselt. Meil on väga palju erinevaid füsioterapeute, tegevusterapeute, ka psühholooge, psühhiaatriaid ja ka sotsiaaltöötajaid. Ning loomulikult medtööd, väga suur meeskond on meil. Ning meie sekkumine põhineb peamiselt meie rehabilitatsiooniprogrammil. Tegemist on grupiteraapiaga. Siia tulevad meie patsiendid 2 korda nädalas, 10 nädalat järjest. Ja nagu te näete, siis siin on erinevad hüdroteraapia, ka füsioteraapia võimalused meie programmis. Füsioteraapia seisneb eelkõige objektiivselt hinnatavate parameetritega harjutustes. Me saame mõõta nende edusamme treeningutes. Samuti on meil joogaharjutused, teadvaloleku harjutused ja ACT, mis on siis acceptance commitment teraapia, omaksvõtmise ja pühendumise tehnikad.
meil on erinevad tegevusteraapiad, sealhulgas ka ergonoomilised tegevused ja üks programm, mida me nimetame Planeeri oma päeva. See tähendab, et me õpetame oma patsientidele rutiinseid tegevusi, kuidas toituda, mida teha päeva jooksul, kuidas planeerida oma päeva. Ja meil on ka erinevaid loenguid oma patsientide tarvis. Näiteks räägime lühidalt sellest, milline on inimeste anatoomia, kuidas mõjuvad ravimid, kuidas valu tekib, millised on valuaistingud ja kuidas neid leevendada. Meil on ka erinevad individuaalseid tegevusi patsientide jaoks, näiteks akupunktuur, manuaalteraapia, ka kognitiivkäitumuslik teraapia ja ravimite manustamine ning dooside reguleerimine kuulub ka sinna hulka. Tahaksin rääkida lähemalt meie projekti taustast. Väga tihti me näeme seda, et meie juurde jõudvad patsiendid on väga pinges ja kui ma ütlen pinges, siis ma mõtlen kudede pinget, lihaspinget, nad on üldises stressis ja neil on lõõgastumisega suured raskused. Ja seni saadud ravi ei ole olnud nende patsientide probleemide lahendamisel olnud piisav. Seetõttu oleme me mõelnud selle peale, et kas on mingisuguseid täiendavaid ravivõtteid, mis võiksid aidata. Ning me jõudsime vibroakustilise teraapia. Ja selle taust on, et Euroopa valukongressil 2 meie kolleegi kuulsid sellest vibroakustilisest teraapiast. Mõtlesime, et päris hea mõte, katsume ka selle töösse panna oma kliinikus. Räägin lähemalt sellest, mida täpselt see vibroakustiline teraapia tähendab. Kõigepealt võiks seda võib-olla nimetada isegi passiivseks lõõgastusmeetodiks. Selle toimemehhanism on helilained, mis on kindlatel sagedustel tarkvarasse salvestatud. Vajalik on seetõttu arvuti olemasolu ja arvuti on ühendatud madratsiga. Madratsis on integreeritud kõlarid ja need kõlarid on teatud helisagedustel meie helilaineid edastamas ning need on paigutatud madratsi sees ka erinevatesse kohtadesse, näiteks ääremarjade juurde ja kehas kuni peani edasi. Ka teaduslikud teadmised selle ravimeetodi kohta on tegelikult väga väikesed. Me oleme näinud 2 teaduslikku uurimust ja artiklit, mis räägivad fibromüalgiaga patsientide ravist just helilainete toimel. Olen just kontrollimas ka, et kas uusi artikleid on töös. Johnson et al. On võetud maha isegi nendest sellest nimestust ei uurita enam Johnsoni poolt neid küsimusi ja seetõttu on isegi teadmine veelgi väiksem kui oli enne. Seetõttu otsustasime meie oma osakonnaga, et hakkame tegelema teadusliku uurimusega selles vallas ja meie mõte on, et peaks vibroakustilist teraapiat testima ja vaadata, kas see mõjutab konkreetselt füsioloogilisi faktoreid, näiteks südame löögisageduse muutlikkust, lihaste ja sidekoapingeid patsientide puhul, kellel on fibromüalgia ja me mõtlesime, et me peaksime seda ka võrdlema mehaanilise massaažimadratsi protseduuriga. Aga samuti vaatama ka patsientide enesehinnangut, kuidas on nende valutundmus, kas see muutub, kuidas muutub unekvaliteet, kurnatus ja ka üldine elukvaliteet. Mida me täpselt teeme, on see, et patsiendid jaotatakse juhuslikult 2 gruppi, üks saab vibroakustilist teraapiat ja teine mehaanilist massaaži ka analoogsel madratsil. Meie sessioonid on 10 järjestikust sessiooni 2 nädala jooksul. Sessiooni kestvus on 23 minutit ja 2 nädala jooksul on hea jagada need protseduurid sellepärast, et siis on kõigil aega tulla ja osaleda kõikidel sessioonidel. Vibroakustika toimub 40 hertsise sageduse heliga. Ja see 40 hertsi sagedust on ka sarnast analoogsete ravimeetodite puhul teistel puhkudel kasutusel.
So it's more a biomechanical ja massage. kontrollgrupi teraapia on mehaaniline massaažimadratsiteraapia, nagu ma ütlesin, nii et ühest küljest siis mehaaniline massaaž või siis teisest küljest helilained, neid kahte gruppi võrdleme. Me otsustasime andmete kogumisel kasutada baasandmeid enne teraapia asetleidmist, siis koheselt pärast teraapiasessiooni mõõta ja ka järeluuring teha 6 kuu pärast. Märgitakse ka üldised andmed, näiteks vanuskaal, pikkus ja nii edasi, ning me kasutame ka enesehinnangulise küsimustikke inimeste jaoks ärevuse ja depressiooni kohta. Kasutame Karolinska ülikooli kurnatuse häireskaalat, une raskusastme indeksit ja valu visuaalanaloogskaalat ning RAND 36 küsimustikku. Samuti on meil ka teatud muud andmed kogumisel, vererõhk, pulsi sagedust, hingamissagedust ning me kasutame ka Pharos 360 seadet, et mõõta südame löögisageduse muutlikkust. Myoton Pro seadmega mõõdame me müofastsiaalset toonust ja ka elastsust. Siin on head kolleegid, koostööpartnerid ära toodud nimepidi. Tegemist on arstidega, mina ise olen füsioterapeut, nii et olen veidikene teistsugune selles grupis, aga tänu neile ja nende kaasabile me saamegi üldse oma projekti ellu viia. Ja kokkuvõttes ongi minu poolt täna kõik öeldud, tänan teid tähelepanu eest ja kui teil on küsimusi, siis olge head. Võite küsida ka meie kliiniku kohta. Suur tänu teile. Thank you, Kent. I'm glad Suur tänu teile, Kent. Mul on hea meel, et olite niivõrd paindlik ja meie muutuvas tehnoloogia kontekstis saite varem oma ettekande teha. Kas on kohalolijatel küsimusi härra Johansonile? Okay, so seems that there are no any. Näib, et neid ei ole. Tahan teid veel kord tänada ja rõhutan, et te olete kindlasti üks juhtinimesi selles projektis, hoolimata sellest, et te ütlesite, et kõik teised on arstid ja teie mitte. Suur aitäh teile jõupingutuste eest ja tahaksin veel lisada siin vibroakustilise teraapia puhul. Siin on olemas ka Värska seminaril kontakt. Meie kontakt omavahel sai alguse sellest, et kui me mõtlesime, et kui Värskas samasugust teraapiat kasutada, siis võib-olla võiks olla meil tulevikus ka koostööd selle meetodi osas. Vaatame, kuidas me saame selle praktikas ellu viia. Suur aitäh teile, jääge terveks, soovin teile ainult edu ja ma näen seda, et professor Tadaki Mano on ka juba olemas meil videoteel. Aitäh, Kent! Läheme nüüd siis Jaapanisse. Härra Mano, kas kuulete mind? Professor Mano, do you read me? Yes. Kas te kuulete mind? I hear you, but you cannot hear me. Yes, we now can. Jaa, nüüd kuuleme teid ka. Okay. Konnichiwa. Konnichiwa. And I'm very glad that you were able to join us. Tervist ja meil on hea meel, et olete meiega liitunud. Ma saan aru, et olete tõusva päikesemaal, aga päike vist on ilmselt Jaapanis juba loojunud praeguseks. Suur aitäh teile selle energia ja võetud aja eest meie jaoks. Ja palun, et teeksite nüüd oma ettekande. Ja palun jagage ka oma ekraani. Thank you. Can you also share screen? So we were able to switch the slides from this side. Saame praegu teha tehniliselt niimoodi, et me paneme slaidid tööle Eesti poolt ja öelge lihtsalt, kui me peame slaidi vahetama. Nii et te näete oma slaide ise ka. Palun olge hea, asuge oma ettekande juurde. I cannot see where the slide is too bright. Okay. This is the title of my talk. I would like to talk about
sympathetic action on the terrestrial gravity and hydrogravity. Vähendada maa gravitatsiooni jõudu termoneutraalses vees kaelane püsti seismise puhul. Yes, we have translations. So I should talk slowly maybe. Okay. Meie uuring on mikroneurograafiline uuring, mis tähendab närviaktiivsuse uuringut lihaste siseste mikromõõdus elektroodidega. Meie mikroneurograafiline meetod on siis kasutusel lihaste sümpaatilise innervatsiooni aktiivsuse mõõtmiseks. Kuidas me täpselt seda teeme? Me kasutame Wolfram elektroode ning ilma tuimestuseta kasutame me elektroodi, mis läbib naha ning see elektrood sisestatakse närvitüvesse. Selleks, et mõõta närvide aktiivsust. Eesmärk on mõõta siis just tibiaalnärve, mis töötavad gravitatsioonile vastu töötavates säärelihastes. First, next slide, please. Next one. You cannot hear? You don't hear me? Oh, yes, thank you. Lihaste sümpaatilise neuraalse innervatsiooni aktiivsus nii-öelda gravitatsiooni vastastes säärelihastes sõltub gravitatsiooni jõust ning see suureneb vastavalt sellele, kui inimene tõuseb pikali asendist püsti. Kui inimene tõuseb püsti, siis peast jalgade suunas toimivad gravitatsioonivektorid, seda tähistatakse GZ-iga, gravitatsioon ja Z-telg. Kui inimene on pikali, siis on gravitatsioonijõud väärtus 0 ja sirgelt püsti tõustes muutub see vastavalt nurgale kuni 1-ni. While being increased in proportion to plus GZ values up to 1 to 0 when standing. Next slide, please. Next slide. Can I have next slide? Okay. This is an example of our experiment. Järgmisel slaidil näete te meie eksperimenti. Kasutame kallutuslauda. Kui inimese keha kallutada sirges asendis, on temale toimiv peast jalgade suunas mõjuv gravitatsioonijõud, mida me tähistame pluss GZ-iga, määratav siinuse kallutusnurgast. Seda on võimalik näha paremal ülemisel joonisel. You can see here when lying this is a muscle sympathetic nerve activity. You can have selle tegevuse puhul ka lihaste sümpaatilist innervatsiooni aktiivsust. Kui me muudame kaldenurka näiteks kuni püsti seismiseni, siis lihaste sümpaatiline innervatsiooni aktiivsus suureneb. Me oleme testinud seda valimi peal, kus on 21 tudengit olnud. Null siin joonisel tähendab lamavat asendit täielikult horisontaalselt ja 1,0 on siis väärtus vastavalt püsti seistes. Oleme ka kvantitatiivsel meetodil selgeks teinud, et nagu hajuvusdiagramm näitab, siin on lineaarne seos kahe tegevuse vahel, ehk siis kaldenurga muutmine ja lihaste sümpaatilise innervatsiooni aktiivsus. Lineaarne korrelatsioon on näidatud paremal alumisel graafikul. Ja siin on võetud siis 21 katsealuse keskmine. Nii et me näeme, et lihaste sümpaatilist innervatsiooni aktiivsust on võimalik mõjutada, kui keha asendit muudetakse.
heart rate and me võtsime ka südamelöögi sagedust ja kopsude funktsiooni sinna arvesse. Mõõtsime need ära ja nägime, et lihaste sümpaatilise innervatsiooni aktiivsus on seotud ka sellest, kuidas südames ja kopsudes gravitatsiooni mõju vähendamise või suurendamisega töö muutub. Influence on the vestibular apparatus. But when we use head-out water immersion, vestibular system is not keskendume kaelast saadik vees seismisele. Tegemist on soojas vees seismisega ja see mõjutab ka erinevaid näitajaid. Ka seda, kuidas asend ja veesurve omavahel toimivad. Ja tegemist on sooja vee seismisega kaelast saati termoneutraalses vahemikus ehk vahemikus, milles kehatemperatuuri säilimiseks ei kulu lisaenergiat ning see kaelast saadik vees seismine aitab maa gravitatsiooni jõudu vähendada ning te näete, et siin on südame õndemaht välja toodud ja vatsakeste löögimaht, mida on ka mõõdetud ultraheliga. Cardiac size increases and stroke volume and the cardiac output increases. Me näeme, et suureneb nii õndemaht kui vatsakeste löögimaht. Volume receptors will increase and stimulate to depress muscle sympathetic nerve. This is an example. You can see this is dry. Siin on paremal tabelis toodud välja vastavad näitajad ja nende muutus 3 kategoorias, kui patsient seisab püsti kuivas, kui ta on nabani vees või kui ta on õlgadeni vees. Cardiopulmonary volume receptors. Next, please. Next, yes. And this is very similar to the järgmine katse on tegelikult väga sarnane. See näitab, kuidas lihaste sümpaatiline innervatsiooni aktiivsus on muutunud lühiaegse kaalutluses viibimise järel. See kutsuti esile parapool-lennul ehk vabalangusel lennukiga. 20 sekundit on väga lühike periood muidugi. Aga me näeme, et selge langus on toimunud lihaste sümpaatilises innervatsiooni aktiivsuses selle aja jooksul, kui gravitatsioon on olnud nulltasemel ehk peaaegu kaaluta olekus. Also important, but also we measure the cardiovascular function. Lisaks siis lihaste innervatsiooni aktiivsusele mõõtsime sama lennuaja jooksul ka südamelöögimahtu ja minutimahtu. Next slide, please. Mis omakorda suurenesid. This is conclusion. Võtame kokku. You can read maybe thermoneutrал head-out water immersion. Te näete, et termoneutraalse kaelast saadik vees seismise puhul jalalihaste neuraalne aktivatsioon langeb sõltuvalt veetaseme tõusust ehk immersiooni sügavusest. Sellised muutused on seotud ka südamelöögi ja väljutusmahuga ning vahendatud madalrõhuretseptoritest südame kopsuringesüsteemis. Kaelast saadik vees seismine kutsub esile muutused jalalihaste neuraalses aktivatsioonis ja südamelöögi ning väljutusmahus. Ning need muutused on sarnanevad muutustega, mis toimusid parapool-lennul.
which should influence low pressure cardiopulmonary receptor. Mis siis kutsuti esile mikrogravitatsiooni tingimustes ja on ilmselt vahendatud samade mehhanismide kaudu madalrõhuretseptorite poolt südame kopsuvereringes. Samas muidugi mõlemal puhul võivad olla muutused lihaste sümpaatilise inervatsiooni aktiivsuses esile kutsutud ka säärelihastes olevate aferentsete ehk süvatundlike sensorite poolt. Ka vestibulaarsed ehk tasakaalumeelega seotud neuraalsed süsteemid võivad mõjutada seda reaktsiooni parapollennu ajal, aga mitte kaelast saadik eesseismise puhul. Nii et me tegime ka testi teiste uuringute puhul ja oleme näinud sarnast tendentsi. Teil on ilmselt ka kuivades tingimustes ja vees mõõdetud tulemuste puhul veel sarnaseid järeldusi võimalik teha. Aitäh! Don arigato. Oh, you speak very well Japanese. Few words. Suur tänu! Google Translate. It's always help. Ütleb moderaator ja professor kiidab moderaatorit jaapani keele heauskuse eest. Suur tänu teile, ütleb moderaator, hoolimata sellest, et tehnilised raskused olid alguses, saime suurepärase tulemuse juba selle näol, et olite meiega. Suur tänu ja kui teid huvitab, siis võite meie seminariga edasi jälgida. Meil on hiljem Jelena Tomilovskaja ettekanne veel inglise keeles, teised kantakse ette eesti keeles, aga ehk näete siin tuttavaid nägusid professorite näol. Suur aitäh, soovime teile head tervist ja kõike paremat. Ja läheme edasi küsimuste juurde. Kui äkki lektoritel on küsimusi, siis palun. Seems not. So thank you again. Ei tundu olevat, suur tänu veel kord ja meil on hea meel, et tehnilised raskused said kõrvaldatud. Aitäh teile ettekande. Suur tänu teile. And to all participants who are listening now in English and in Estonia, eestikeelsetel. Kõigile kuulajatele nüüd teadmiseks meil on lühike kohvipaus kuni 11:40-ni, 20 minutit umbes. Ja sealt edasi saame minna oma ettekannetega edasi. Praeguseks osalemiseks ja 20 minuti pärast me saabume tagasi. Meil on praegu ette nähtud väike kohvipaus ja kohtume siis 20 minuti pärast. Palun ärge lülitage ennast ilmselt välja võrkudest, sellepärast et pärast tagasi saada tundub olevat keerulisem. So please won't you switch off your sets because later to rejoin will perhaps give unexpected difficulties. Until 11:40, so after 20 minutes we'll be in contact again.